Ja tere tulemast tagasi. Oleme jõudnud järjekordse osa juurde. Väga hea meel jälle olla siin stuudios. Nii, kuidas teil vahepeal läinud on? Igastahes mul on läinud hästi. Ilm on ainult imelik. Ja silmanägemine on korras, vaadates täna nii-öelda siis seda mingisugust päikesevarjutust. See oli veits crazy. Kusjuures vahepeal, ütleme nüüd, et see, mis nüüd aeg on läinud mööda eelmist osast tänase osani, mis siin vahepeal juhtunud on, siis mõtlesin vahepeal üleüldse nagu kõige selle peale, et mida keegi teeb ja mida siis mina teen ja mis panused ja kus kohas ja kõike sellist. Ja siis ma mõtlesingi nagu üldse nagu selle peale, et mis on nagu see kõige suurem eesmärk üldse kogu sellel kanalil näiteks. Siis nagu sügavalt mõtlesin reaalselt nädal aega järjest, et mis nagu see eesmärk on, et nagu mida see nagu kanal nagu teeb. Ja analüüsides siis ka nagu tagasisidet erinevate inimeste poolt, kes siis mulle pidevalt kirjutavad, põhimõtteliselt iga päev kirjutab keegi. Keegi saadab emaile, keegi kuskil kirjutab, kuskile postkasti, kogu aeg keegi kirjutab. Ja kui ma olen analüüsin nüüd seda asja ka nagu, et mida me siis üldse teeme, siis ma arvan, et kogu selle kanali, kogu selle teema jutt üldse, me võiks kogu selle kanali kohe nii-öelda siis ära kustutada, kui süsteemi enda poolt, kes peaks rahva poolel olema, lõppeks koheselt nii-öelda siis hetke pealt rahva vaenulikkus ja rahva vastu olemine. Sellepärast, et seda on ka varajasemalt siit läbi käinud sellest kanalist, et hästi huvitav on nagu see, et on olemas igasugused nii-öelda siis homod, geid, lesbid, mis iganes, koerad, kassid, erinevad muud nii-öelda siis suguolendid, neid on tänaseks hästi palju juba tekkinud. Siis millegipärast on niimoodi, et kui nemad ajavad oma õigust taga, kes on siis vähemus, siis nendele nagu valitsus nagu toetused, asjad, maksame kõik ravid kinni, kui tahad sugu vahetada, mida iganes vaat. Aga samas on nagu see asi, et kui kuskil on olemas mingisugused inimesed, kes nõuavad oma õigust, siis ja see on nagu valitsuse vastu, siis nagu seda asja ei aksepteerita, ei kuulata ära, ei küsita nagu, et miks on ja las me selgitame, on ja. Ei ole mitte midagi sellist. Ehk siis tegelikult täna eriti eesotsas nii-öelda siis kõik, mitte kõik, aga suurem osa ministritest ja endistest ministritest on ju selge sõnaliselt hästi vaenulikud just eriti nii-öelda siis otse loomulikult maksumaksja, kes nii-öelda siis saab igapäevaselt tunda oma rahakotis seda, et vähem jääb kätte. Samuti nii-öelda siis väga suured, kuidas öelda, keda hävitatakse või kelle vastu ollakse, on ju otseselt ettevõtjad, ehk siis igapäevaselt mõeldakse välja uusi viise, kuidas ettevõtlust raskemaks teha. Suhteliselt crazy asi tegelikult. Ma räägin siia kõrvale veel ühe sükse huvitav asja, mida ma selleks nii-öelda siis teen, et aidata nii-öelda siis kõiki ettevõtjad. See on lihtsalt puhtalt praegu, ütleme nüüd, hoo pealt. Ma ise olen ka nagu tegemas tegelikult ühte hästi põnevat sellist koolitust. Võib-olla sa tahad nii-öelda sellest osa saada, ma ei tea seda, ehk siis seda me näeme. Aga jaa, kuskil siin all on link ka. Aga ma teen ühe sellise koolituse, kus kohas ma aitan inimestele ettevõtluses ja AI abiga nüüd nii-öelda siis kogu sinuga siis kui sul ei ole ettevõtet, aga sul on mingi äriidee, see püsti panna. Kuidas teha turu-uuringuid? Oota, ma pean lugema tegelikult, mul on see koolituse või selle list ka siin olemas kohe, kus on nii-öelda siis täpselt kirjas kõik asjad, mida see siis sisaldab. Aga siin all on link ka, kus sa saad siis lugeda kõiki neid punkte. Ja ma räägin kohe lahti ka, miks ma seda teen, ehk siis see põhjus, miks ma seda nii-öelda siis teen. Ehk siis punkt number 1 on siis see, et miks sa ei peaks siis
kartma ettevõtlust ja OÜ loomist. Räägime siis täpselt, kuidas siis lihtsalt ja odavalt tegelikult ja kui odav on tegelikult võimalik siis ettevõtlusega alustada. Mis on päris kulud ja riskid, kui sa lood OÜ ainult AI pärast, ehk siis kui sa näiteks tahad AI-ga midagi teha, aga sa lood selle ettevõtte, et selle pärast nii-öelda siis, et nüüd sa avastasid. Ja need on väga minimaalsed, ma räägin, et lihtsalt see on nagu ulme lihtsalt, kui sa avastad lihtsalt, et kui lihtne tegelikult on ettevõtlusega alustada. Mis oleksid siis tänased sinu võimalused, parimad strateegiad ja nipid, kuidas kulusid seadustikult siis katta, ehk siis erinevad, no ütleme need aastate pikkused kogemused, mis siis tähendab ettevõtlus ja kuidas ja mis moodis kõige paremini üldse teha. Kuidas siis täpsemalt alustada, ehk siis samm-sammult step by step nii-öelda see õpetus, kuidas siis täpselt alustada. Kuidas AI abil enamus tööd ise ära teha ja hoida kokku 10 000 eurosid, ehk siis näiteks ongi AI abil mingisugused tootearendusi, igasugused, mis iganes, seal on hästi palju valdkondadest, ma ei hakka praegu rääkima millest, aga ühesõnaga seal nii-öelda siis on see kõik sees. Kuidas AI enda jaoks tööle panna ja samal ajal restoranis või rannas tiksuda? Ma räägin selle ära enda kogemuse põhjal, ehk siis see ei ole mingisugune umbluu, mingisugune mingi promptimine, vaid mingisugune lihtne asi, vaid ma räägin nagu konkreetselt ikka korralikest asjadest. Millised AI mudelid viivad sind tavakasutajatest ette, mudelid, mis on paremad, aga keegi neist siis ei räägi väga, ja miks? Kõik see tuleb siis välja, eksklusiivsed AI kogukonnad, AI kogukond, kus siis ka juba teatud osa inimesi on sees, pidevad AI uuendused ja uudised ühes kohast, ehk siis kõik oluline, mis maailmas toimub, on siis ühes kohas, saad uut informatsiooni AI kohta. Vastame küsimustele vajadusel individuaalselt, kui sul on nagu individuaalne huvi ka. Koolitus toimub siis seeriatena Zoomi vaheldusel ja saab siis tagantjärgi iga kell vaadata kas või aasta aja pärast, ehk siis need jäävad alatiseks nii-öelda siis saadavale. Kuidas siis sotsiaalmeedias AI abil kõrgeid tulemusi saavutada, selle näitame ka ära päris tulemustega, ehk siis ka näitame, kuidas siis päriselt teha. Ehitame sulle siis nullist näiteks kas siis äpi või kodulehe või midagi, mis aitab sul tööd siis ka teha ja räägin ka sellest siis põhjalikult lahti, mida siis täpselt tähendab, kus kohas, kuidas, mida jälgida, mis failid, mis asjad ja nii edasi, ehk siis kõik see tuleb ka. Mis veel, teeme siis sulle AI abiga põhjaliku turu-uuringu sinu valdkonnas, mis siis maksab keskmiselt siuke +- 300 euri või võib-olla isegi rohkem. Leiame üles kõik sinu konkurendid, nende hinnad ja sinu teenuse parima hinna turul, mida sa võiksid küsida. Näiteks uurime täpselt, mis moodi sinu ettevõtet või ideed, kui sul ei ole ettevõtet, näidata siis enne teisi sotsiaalmeedias, ehk siis näiteks kas siis sotsiaalmeedias või siis näiteks Google otsingus, AI otsingus, mis iganes. Tutvustame täislahendusi, mis kogu töö ettevõtja eest siis veebis ise ära teeb näiteks ja seal on veel erinevaid asju, mida ma praegu ei oskagi isegi mitte nimetada. Aga põhjus, miks ma ka seda asja teen, ma lihtsalt praegu puhtjuhuslikult sain selle siia sükse tiiseri või reklaamine sisse visata. Aga põhjus, miks ma seda asja tegelikult teen, on sellepärast ka, et nagu ma rääkisin ka ennem, et nagu ühed, kes saavad pihta, on siis tavatöötajad, teised, kes saavad pihta, on maksumaksjad ja kolmandaks nii-öelda siis kolmandaks on kõik need, kes sellele vastu seisavad, on veel eriti kõvasti saavad pihta. Ja näide on see, et vaata, mul käis saates ka siis üks selline tegelane nagu Rauno Raiesmaa. Rauno Raiesmaa käis saates, ma võin teile kohe öelda. Saate otse toorelt lehelt vaadata, aga ma otsin teile selle välja, mitmendast saatest ta käis. Rauno Raiesmaa käis saates number 14. Ehk siis üle 10 saate tagasi, paar kuud tagasi, mitu kuud tagasi, 3 kuud tagasi käis Rauno saates. Ja tema näiteks oli üks nendest, kes tegi nüüd ja ta pärast seda saadet eriti veel aktiivsemaks muutunud, tegi siis
korraliku uuringu sellest, kuidas koroonaga tegelikult meil kõik üle lasti. Ja kuna Valge Maja ka siis ju andis teada sellest ametlikult, et koroona oli väidetavalt psyop, ehk siis nagu jah, see on mingisugune Hiina laboritest tegelikult välja pääsend ja WHO teadis sellest täpselt ja pandeemia krutiti mitu korda üle ja nii edasi, 10 korda vist tehti hullemaks, kui see tegelikult oli ja 9 lockdowniks ei olnud mitte mingisugust põhjust ja ma ei tea, mis iganes asjad vaat. Ja selle kohta on nüüd ametlik dokument olemas siis White House'ist ehk siis Valgest Majast Ameerikast, Washingtonist, kus Trump tänaseks istub, on ju. Ja see uuring nii-öelda siis tuli nüüd välja, see on mingisugune, ma ei mäleta, kas mitukümmend või isegi mitusada lehti, ma ei mäleta, Rauno kirjutas, tegi sellest mingi vaadake tema Facebooki, Instagrami, YouTube'i, tal on mingisugune reel seal. Ja siis Delfi tegi sellest fakti kontrolli ja ütles, et need Rauno väited on kõik valed. Põhimõtteliselt, ma ei mäleta täpselt seda artiklit, te võite ise lugeda faktikontrolli, kuulata Rauno video ja siis võrrelda seda, aga ühesõnaga ja Delfi väitis, et seal on mingisugust valeväited, et see pole päris ja hästi paljud meediakanalid on hakanud nüüd siis luuletama üldse, et see pole päris ja ma ei tea, mingi vandenõu kellegile anti, vandenõu teoreetikutele anti sellega nii-öelda siis mingisugust jõudu juurde. Aga kui sa avad nagu selle sama dokumendi, siis dokumendis on nagu sulaselges inglise keeles kirjas. Võid selle panna ChatGPT'sse, Grokki, Cloudesse, kuhu iganes. Ja see on nii-öelda siis lase tal see ära tõlkida või Google AI näiteks. Võta ja küsi Google AI käest. Ja see on nii crazy mõelda lihtsalt, et nagu AI-d ütlevad ka, kui sa paned 2 linki, et üks on faktikontroll, teine asi on nii-öelda siis see sama artikkel, siis isegi AI-d ütlevad, et see on nagu vale faktikontroll lihtsalt vaata. Aga mida me imestame? Delfi, aina. Delfi valetab alati. Ja nüüd ongi vaata see asi, mis ma nagu mõtlesin ka nagu, et mida me siis üldse teeme ja mis nagu see eesmärk peaks nagu olema. Ja see eesmärk peakski olema meil see, et süsteem, kes peaks meile rääkima alati tõtt, on jõudnud täna sellisesse selle piiri peale, kus kohast nagu nüüd aitab, sellepärast, et nad on valetanud meile juba väga-väga pikka aega. Ja see, kuidas süsteem töötab strateegilist, ma olen väga hoolikalt jälginud, kuidas nad seda teevad. Võtame näiteks nii-öelda uudised. Kui sa vaatad uudised, ma olen praegu ka viimasel ajal peaaegu iga päev jälginud uudised ja ma olen jälginud selliselt, et vaatan, kuidas nad seda uudist serveerivad. Ja see, kui tugev mind control lihtsalt tavalistel uudistel on, kui sa ei ole nagu, ma ei tea, mingisuguses psühholoogias või NLP-s või milleski sellises neural linguistics psychologies või milleski sellises pole sa tugev. Ma ei saa öelda, et ma tugev olen. Ma ei tea seda. Ma ei ole mõõtnud seda kuskil ja kes üldse mõõdab ja kes üldse ütleb, kui tugev keegi on. Aga lihtsalt, kui sa ise tunned, et sa ei ole psühholoogiliselt tugev, et jälgida asju ja otsida nagu märke, mis konk siin taga on, siis ma soovitan sul mitte üldse uudiseid isegi mitte lugeda, vaadata ega mitte midagi sellist. Ja kuula nüüd seda asja hoolikalt, väga hoolikalt. Uudised on strateegiliselt üles ehitatud selliselt, et seal on hästi palju erinevaid uudiseid, millega sa nõustud enne, kui uudised isegi ütlevad, mis see uudis täpselt on. Sa juba ise paned pildi kokku. Ja üks inimene, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, kes on ka mingites podcastis osalenud, võib-olla keegi oskab siin alla kirjutada, rääkis ühes podcastis, kurat, kes ta oli, oota, ma ütlen selle nime, ma pean selle välja otsima lihtsalt. Ta oli mingi Jack Neely või kellegi podcastis oli ta ja ma ütlen selle nime teile kohe.
Selle tüübi nimi, ta oli endine CIA agent. Kes see nüüd oli? Kuidas ma ta üles leian? Aga ma leian ta üles, sest ma just mitte väga hiljaaegu, aga ma kuulasin teda. Leidsin. Chase Hughes. Hughes. C-H-A-S-E-H-U-G-H-S. Chase Hughes. Hughes, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Ma ei ole inglise keelt kunagi koolis õppinud, sorry, lihtsalt kui kellegi ette jääb. Ühesõnaga, jah. Endine PSYOP ekspert, kes nii-öelda siis FBI ja CIA poolt nii-öelda siis aitas PSYOP korraldada isegi. Ja ta räägib ka päris hästi ära, nagu miks ta sealt üldse ära tuli. Ja jah, ta rääkis väga hästi ka lahti selle, kuidas uudised on siis loodud, et sind siis saada sellesse nii-öelda siis meelemangi. Ja seal oligi põhimõtteliselt niimoodi, et nagu uudiseid pannakse, siis vaata siuksed, kui sa vaatad mingit reporterit ja AK on nagu selline nagu täpselt nagu Kalasnikov, vaat. Aktuaalsed kaamerad on täpselt nagu AK-47, vaat. Tuleb, tulistab, ükskõik hästi monotoonne, vaat. Aga kui sa võtad näiteks mingisuguse, mille me võtame, reporter, TV3 uudised. Siis on alati sellised, et mingisugune loomaaia värk, ahaha, hästi kena, tore, mingisugune veenev uudis ka, kuskil toimus liiklusõnnetus, on ja mis iganes asju. Ja siis sinna vahele lükatakse mingisuguseid narratiive. Sellepärast, et kuna sa ülejäänud asjad, vaata see ülejäänud asjadega build-upitakse, ehk siis ehitatakse üles usaldus. Ongi mingid lapsed loomaaias, näed, avati see kuskil jumal äge, vaata, loomadele anname süüa, siis räägitakse vahepeal mingisugustest peredest asjadest, siis minnakse kuskile külla maailma või ma ei tea, Eesti kõige ilusam, ma ei tea, aed, mis iganes on ju. Siis minnakse kuskile grillfestile, siis räägitakse steigist, asjadest, Oktoberfest, mis iganes, või õllesummer, ma ei tea, mis iganes. Kogu aeg lihtsalt toimub kuskil midagi sellist, mis sa nagu usud, vaata, chill, kinnitamine toimub kogu aeg kuskil iga uudise juures, et see on nagu õige, see oli õige. Ja nüüd su aju automaatselt ei suuda enam mingi hetk protsessida seda, et mis see siis nagu päriselt õige oli. Ja sind hukitaksegi ära ja lükataksegi mingi Hormuzi väina, mingisugune väide, mingisugune teema Ukraina sõjast, mingisugune teema Venemaa suunal, mingisugune teema mingisugusest pangast, rahadest, mis iganes asjadest ja vaata automaatselt sa oled juba eelmiste asjadega nii konksu otsa hukitud või kuidas öelda, konksu otsa tõmmatud, et kui nüüd mingisugune valeväide ka veel vahele lükatakse, siis automaatselt sa juba usud seda, kuigi see on valeväide. Kuigi see on vale informatsioon ja see, kui tihti meedia valeinfot levitab, ma arvan, et me võikski jääda, me võiks teha, siin oli see mingisugune leht, see mingi ettevaatus.tv, ma mõtlesin nagu, kui see leht tuli välja ja räägiti siin hull poleemika, et oi ei või nii-öelda siis mingisuguseid, kuidas öelda, ei või mingisuguseid inimnägusid või mis iganes seal probleem oliti või olla. Siis ma mõtlesin ise selle peale, et me võiks nagu teha 2 lehte. Ja kui kellelgi on nagu tõsiselt huvi ja tahab ise aega ja raha panustada sellesse, ma võin isegi sind aidata, et need lehed valmis teha. Ja need lehed võiks olla sellised, number 1, esimene leht räägib kõikidest poliitilistest lubadustest,
poliitilistest valedest, kõikidest poliitikutest, kes midagi lubanud on ja kes pole midagi täitnud, kes kunagi rääkisid ühte juttu ja siis nüüd räägivad teist juttu, nagu nad poleks seda rääkinud. Ja seda on võimalik täna AI-ga teha väga lihtsalt. Sul on võimalik võtta AI-ga nagu nii lihtsalt üksi pulgi lahti, lasta isegi AI-le üles ehitada need. Poliitikud on nüüd nagu avaliku elu tegelast ka, eriti veel need, kes on Riigikogus või siis kandideerivad Riigikokku või presidendiks või mis iganes. On võimalik võtta välja ja see ei ole nüüd selline mustamisleht. See ei ole mustamisleht. Ja kui sa paned nii-öelda siis poliitikud ja ametlikud need poliitilised loosungid, kui nad tahtsid nii-öelda siis Riigikokku saada või ministriteks või mis iganes lubadused, artiklid, asjad, ühele lehele ja sinna saab panna igasugused parameetrid ka, mis näitavad protsentuaalselt, kui palju see poliitik päriselt täidab oma lubadusi ja võitleb nii-öelda siis rahva eest protsentuaalselt. Ja seal see protsent, millega ta võitleb ja teine protsent, millega ta ei võitle ja seal saab igasugused inimesi panna veel hääletama ka, kes on nagu nõus ja kes ei ole. Sellest saaks suure asja teha, kui keegi viitsib teha ja ma ausalt, kui sa oled üks nendest inimestest, kes viitsib eest vedada seda asja ja sul on arvuti oskuseid asju, mitte, sa ei pea olema IT poole pealt oskama, aga sul võiks ikka arvuti poole pealt nii palju taipu olla, et sa nagu vaatad ekraani, sa saad aru, mis seal toimub. Ma olen ausalt nõus sind aitama täiesti tasuta, et teha sulle see asi ära. Mingisugust finantsinvesteeringuid, mingisugust asjad peaksid sul endal olema. Või kui sa tahad, ma võin ise finantseerida ka selle asja, pole küsimust. Aga kui sa oled selline, kes tõesti tahab eest vedada seda asja ja ainukene tingimus või reegel on minu poolt siis see, et sa ei tohi olla kallutatud ja sa ei tohi olla mitte ühegi erakonna poolt. Sa pead olema võrdne kõigi suhtes. Et sul ei tohi olla vimma mingisuguse kindla erakonna vastu, vaid sinu jaoks peab olema prioriteet number 1 ausus. Olgu see siis mõni poliitik, kes räägib ausad juttu Reformierakonnast, Keskerakonnast, EKRE-st, olgu see mõni ebaaus või nagu mitteaus, mitte lojaalne Reformierakonnast, EKRE-st, Keskerakonnast, kust iganes. Vahet ei ole, mis suund tal on, sinu eesmärk peaks olema see, et sa oled täiesti neutraalne, sa võid olla eraelus või kuskil, ma ei tea, kelle iganes vastu, aga selle tööposti peal peaksid sa olema. Ja see, vaata, kuna see on vabakutseline, siis sa oleksid vabakutseliselt nii-öelda siis, kuidas öelda, rahva seas. Aga sellel hetkel, kui sa nagu sa oled vabakutseliselt nagu rahva poolel, aitad rahvast, aga sellel hetkel, kui sa teed seda, see on nagu mittetulundus, ehk siis mittetulundusühingu võib isegi selleks luua, kui sa tahad, aga lihtsalt nagu, et kui seda teha, siis see peaks olema niimoodi, et sa ei saa olla kellegi poolel, vaid see peab olema full neutraalne, kui me tahame päriselt saada neid õigeid vastuseid. Kui me tahame elada illusioonis, Matrixis, süsteemis edasi, siis me peaksimegi tegema lehe, kus kohas ongi mingid EKRE toetajad on koos või mis iganes muude erakondade toetajad on ja siis kohe nii-öelda siis me hakkame neid promoma rääkima, kui hästi need on ja kõik see teine kolmas, mis iganes, aga tegelikult nii-öelda me jätame siis mainimata, mis on ka võib-olla valesti ja sellega ongi see, kus kohas me laseme nii-öelda siis hundi lamba karjavad, nagu öeldakse. Aga kui me tahame, et see asi oleks päriselt õige, neutraalne, siis sa ei tohi kuuluda kuskile erakonda, ma arvan, on ju. Ma ei tea, kirjutage kommentaaridesse, kes inimene olema peaks. Ei tohi kuuluda kuskile erakonda, ei tohi pooldada ühtegi erakonda, ei tohi olla nagu poliitilist vaadet, vaid peab olema päriselt siiras usk rahva aitamiseks. Mis veel peaks olema? No üldse vaata sellest nagu, et ei tohi nagu mingit vimma kellegi vastu olla, sest ma ütlen ausalt ära, mina näiteks sinna ei sobiks. Sellepärast, et mul on liiga sellised poliitilised vaated, kus kohas mul ei ole nagu,
ma ei saaks öelda, et ma olen kellegi erakonna poolt, ma olen anti-bullshit lihtsalt, ma olen nagu täiesti nagu, ma ei viitsi lihtsalt seda jauramist vaadata ja kuulata, kus kohas lihtsalt ongi nagu, see on nii haige, mis toimub. Kuradi pangad ise huiavad räigelt miljardeid mingeid rahasid kuskilt, lasevad läbi. Ja siis, kui sa tahad teha mingit paarisaja eurost ülekannet, siis sa oled nagu kurjategija. See on debiilsus, see on idiootsus. See on idiootsus lihtsalt. Ja sellepärast ongi nagu see, et ma olen lihtsalt kõige vastu, mis on bullshit lihtsalt. Ma ei viitsi lihtsalt. See on üks idee, kui keegi tunneb, et ta võiks olla üks nendest, kes seda asja hakkab eest ajama. Teine idee, mis ma olen mõelnud, üks oli siis see poliitikute lubaduste asjad värgid see leht. Kõik poliitikud, kõik, kes on poliitikas üldse, kes figureerivad kohe sinna ülesse. Te saate ise saata ka, kes figureerivad ja kellele kui palju hääli, kes ükskõik millisel hääletusel, ükskõik kus kohas osaleb, kohe ülesse. Ehk siis see neutraal. Ma ei mäleta, kes see oli see mingi Johnny Harris just oli või? Johnny Harris oli see, kes tegi ka mingisuguse sarnase asja. Oota, mis lehe ta tegi, mis uudiseid neutraalselt analüüsib? Vaatame kohe järgi. Tegi ka mingisuguse lehe, mis analüüsib automaatselt nagu New Press. See ongi see sama New Press, ehk siis see analüüsib nii-öelda siis automaatselt uudiseid, ühesõnaga selle eesmärk ongi see, et see automaatselt analüüsib siis uudiseid ja ta näitabki nii-öelda siis ära kohe selle, et millised Ground News oli ka mingisugune asi. Või oli see New Press või oli Ground News? Ground News. Või oli Ground News või? Oota, ma vaatan kohe järgi selle, milline see oli. See oli vist see Ground News ikkagi. Sellise Ground News, kui sa võtad mingisuguse uudise lahti, Ground News, sa võtad mingisuguse uudise lahti, siis ta automaatselt ütleb sulle, et kas see on vasakpoolne või parempoolne uudis. Kummale poole see nagu kallutatud on, vaat. Distribution, 39% of the source lean left, näiteks siin on vaata kirjas, et kummale poole see kallutatud on, vaata kumma partei poole, vaata. Similar news. Ja ta võtab ühe uudise ja siis ta analüüsib seda kuidagi nagu, et 72 näiteks võtsin mingisuguse artikli lahti. Seda artiklit on 72 korda kajastatud ja siis on 21 on left ja 17 on nagu center ja right side on siis automaatselt AI poolt nii-öelda siis pandud, et see on nagu parem pool seda. Ehk sellise, mine vaata, mis asi on ground.news ja siis see ongi see idee, mis ma olen mõelnud. Seal tuleb ette mingisugune asi ja siis ülevalt vajutad, et sa saad sellele homepage'ile minna, siis sa saad kohe vaadata seda ka. Aga sa võtad lahti sellest, ta näitab, millised kanalid on nagu ja millist kanalit on nagu kuskil nii-öelda siis hääletanud või tähendab kummale poole kaldu. Nii, ehk siis see on nii-öelda selline üks idee, mida võiks teha ja samamoodi ongi võimalik siis samamoodi ongi võimalik teha enda nii-öelda siis leht, kus kohas nii-öelda siis poliitikutega on täpselt sama teema Eestis näiteks. Teine asi nii-öelda siis, mis ma mõtlesin, nagu ma ütlesin, et 2 ideed on, teine asi on nii-öelda siis meedia kajastused. AI abiga on võimalik ehitada üles selline leht, mis ütleb automaatselt iga peavoolu meedia artikli kohta, kui tõenäoline
see on artikkel ja kui täpselt see artikkel kirjeldab olukorda ja kui palju see on üle pingutatud. Ja tead, mis juhtuks, kui me teeksime sellise lehe või? See on nii pull lihtsalt näha, kui ma olen ise ka võtnud AI-d ette ja olen hakanud nii-öelda siis erinevate AI-dega Eesti meedia väljaandeid läbi küpsetama. Ja ma olen võtnud niimoodi, et pannud ikka Grokki, Cloudesse, Google, Gemini'sse, siis kuskile GPD-sse ja nii edasi, vaata, mitmetesse erinevatesse. Ja nad võrdlevad päris dataga, mis tuleb päris andmetest, nagu näiteks päris NATO-st, mis tuleb päris nii-öelda siis mingisugustest sõjakanalitest, nagu sõjavägede kanalitest. Me räägime armee kanalitest. Ja see, mis tõlgendatakse ümber päris meediasse, siis seal krutitakse ikka julmalt peale ja ikka viisakalt peale. Ikka, no me räägime ikkagi süke 70-80 prossa lükatakse veel otsa sellele asjale paanikat. Ehk siis, kui see asi, ma ei tea, laienemine Euroopasse on võib-olla 5% tõenäoline maksimum, mis on väga suur protsent. Siis meedia krutib selle nii suureks, et see oleks nagu justkui 50%. Ja me räägime 10-kordsest võimendusest, et müüa sulle artiklit, et ikkagi siin natukene vabandust väljenduse eest, aga trukkida sinu ajusid ja korralikult. Ja see on nüüd teine asi, mida ma olen mõelnud, mis võiks Eestis ja ma võiks aidata. Vaata, miks neid mõlemat ma ise ei taha teha, on see, et ma ei viitsi nendega tegeleda. Ma ei viitsi nendega tegeleda ja ma ei viitsi nagu, kuidas öelda, ma ei viitsi jälgida seda asja, kui täpselt kõik mingisugused asjad on, aga selleks, et nagu see asi nagu tööle saada, oleks meil vaja nagu neutraalseid inimesi, ehk siis üks on see, kes poliitikutega, kes viitsib, tahab ja sa ei tohi ühtegi EKRE-sse ega kuskile kuuluda. Ja teine asi on siis see, et ütleme nii, et see esimene asi on see, et sa peaksid olema päriselt neutraalne, et nagu päriselt näha. Ja võib-olla ongi see, et rahvas täna ka, võib-olla meie isegi kõik vaatame, oi, see erakond võitleb meie eest, aga tegelikult statistiliselt on see vastupidi. Ja ma mõtlen statistiliselt mitte sellist statistikat, et kuskil on mingid numbrid, usalda nii palju, ära usalda nii palju, vaid statistiliselt on välja toodud. Siin on 8 punkti, kus ta oli rahva poolel, siin on 15 punkti, kus ta oli rahva vastu tegelikult ja valetas näiteks või nagu rääkis. Teod räägivad sõnade vastu 15 korda. Ja võib-olla see on sinu enda lemmik erakond, aga ma arvan, et igaüks väärib tõde, isegi kui see tõde on suunas, kus sa poleks kunagi seda tahtnud, et see oleks. Ja täpselt samamoodi kui uudistega. Ehk siis, et kui kuskil tuleb välja artikkel, siis kui palju päriselt selles artiklis kajastatakse, mis päriselt juhtus. See on üks põhjus ka, miks see podcast see algus, see on üks põhjus ka, miks ma koroona ajal hakkasin videost tegema, sellepärast, et lihtsalt enough is enough, lihtsalt nagu see bullshit lihtsalt hakkas närvi ajama juba, nagu lõpetage lihtsalt ära. Nagu päris tõsiselt. Ja kui sa oled üks nendest inimestest ka, kes tahab, et see bullshit lõpeks, sa võiksid vähemalt siia alla kommentaari kirjutada, panna selle like'i, jagada seda, et see lihtsalt saaks nii-öelda siis läbi. Need on 2 nii-öelda siis ideed. Ja kui ma üldse mõtlen selle peale, nagu ma alustasin ka selle podcastiga, et mis nii-öelda see eesmärk tegelikult ongi lihtsalt selle sama valede vastu ja mind ei huvita üldse see, kes valetab. Lihtsalt kui on valed, siis need valed tuleb välja rääkida. Kõigile. Kui keegi kuskil, tead, mis on kõige haigem asi või, kui keegi kuskil teeb mingit oma ettevõtet ja mingi huiab mingi maksudega, jätab maksmata mida iganes. Ma nagu ei tunneks, et see mingi vale on. Nagu ma mõtlen mingi haukalaat oli, on ju. Ja see on nii haige ka, tegelikult vahele öeldes siin. Käisin nii-öelda siis Lõuna-Eestis. See nädalavahetus. Seal oli siis laat, mina sinna ei läinud, mu kaasa läks.
aga me käisime ka Võrus näiteks, vaatasime niisama ringi. Ja ma ei mäleta, kas see oli esimese või laupäeva õhtul vist sõitsime Võrru. Ja siuke mõnus päikeseloojangu ilm oli, hästi vaikne oli, aga nii kui ka seal Antslas oli ka nii-öelda see Võrus hästi huvitav fakt, mis mulle väga meeldis. Ja see oligi nii huvitav, et me sõidame. Ja kuna me oleme elanud ka nagu ka välismaal, siis hästi huvitav oli meil endal nagu sõita seal ringi ja vaadata lihtsalt täiesti uskumatu. Kõik on valged inimesed. Puhtad, valged, rikkumata. Ma ei ole rassist. Aga ma ei pea ka õigeks seda, et puhas Eesti rahvas on vaja ära määrida mingisuguste araablaste, mustanahaliste, mingisuguste indudega või kellegi iganes. See on minu isiklik arvamus. Ma ei taha seda, et sina samamoodi mõtleksid. Ma ei poolda üldse seda asja, et sa arvaksid täpselt samamoodi, et jaa, see on nii ja ma ei tea, võitleme selle vastu, aga minu jaoks ma isegi ei arva seda, et eestlane peaks nii-öelda järgles saama teise valgega. Nagu minu jaoks ei ole nagu see okei, kui ma näen enda sõbrannasid hängimas ringi mingisuguste välismaalastega. Vahet ei ole, kas see on siis valge sakslane, britt, prantslane, soomlane, rootslane, kes iganes. Ja siin on väga suur põhjendus ka mul. Eesti keelt kõnelevaid inimesi on kuskil 900 000 inimest. Ja kui sina leiad endale välismaalt kaaslase, siis sinu kaaslane ei ole eksklusiivne, vaid hoopis sina oled oma kaaslase jaoks eksklusiivne tema riigis või tema jaoks. Eestlase jaoks on kuidagi jäänud selline pilt, et kui sul on välismaalane kaasa, siis sa oled eksklusiivne. See ei vasta tõele. Kõige eksklusiivsem oled sa siis, kui sul on eestlasest kaaslane, puhas eestlane, ei isegi mitte venelane, keegi puhas eestlane. Ja ma ei ole rassist, see on statistiliselt. Sest kui 900 000 inimest räägivad ainult eesti keelt, siis statistiliselt leida endale nagu leida endale kaaslane, eestlane, on üks eksklusiivsemaid asju üldse, mis sa saad leida tegelikult nagu kaaslasena. Järgmine eksklusiivne võid sa leida näiteks endaga kaaslase, ma ei tea, Monacost, kes on tegelikult prantslane, samuti nii-öelda siis Montenegrost, kes on Balkanist, sellepärast nad räägivad sama keelt, samamoodi näevad välja. Aga eestlane, kelle moodi eestlane välja näeb? Eestlane ei näe välja nagu soomlane. Eestlane ei räägi mitte ühegi teise keelega sarnast keelt. Kui sa hakkad nagu minema sellesse sügavikku, kui eksklusiivne on eestlane Eesti populatsioonis elav Eesti rahvas, siis hakkad ise ka aru saama väga-väga kiiresti, et isegi sitt eestlane saada endale kaaslaseks on parem kui ükskõik kes parem kaaslane kuskilt välismaalt. See on fakt. Ja ma ei räägi seda, et oi, kui sul on nüüd kaaslane kuskil välismaal, et sa peaksid nüüd temaga lõpetama mingisugused suhted, asjad. Ma ei mõtle seda asja. See ei ole minu asi, kellega keegi kuskil suhtes on. Pole üldse, ei huvita. Aga lihtsalt statistiliselt kõige eksklusiivsem saab sul olla see, kui sa leiad endale kaaslase, kes on eestlane. See on statistiline. Ja kus on kõige puhtamad eestlased, Lõuna-Eestis. See on ka statistiline. Kui sa hakkad küsima
hakkad uurima nii-öelda statistikat, siis kõige rohkem sinisilmseid puhtaid eestlasi on Lõuna-Eestis, näiteks Võrumaal, Valgamaal, Põlvamaal ja nii edasi. Viljandid ja nii edasi. Aga noh, muidugi igal pool Eestis. Aga lihtsalt et statistiliselt kõige puhtam. Ja see oligi hästi huvitav, oligi see, et kui ma käisin ka nagu Lõuna-Eestis, siis nagu kuidagi selline tunne tuli peale nagu, et nagu siin on nagu vapsee kõva tegelikult. Nagu vapsee kõva lihtsalt. Eriti, kui sa oled nii pikalt nagu olnud kuskil välismaal, käinud igal pool, elanud Itaalias, Hispaanias, Soomes, ma ei tea, kus kohtades veel, siis nagu hakkadki aru saama sellest, et kõige kõvem koht tegelikult, kus üldse olla ja kõige, nagu ma räägin, kui leida endale viis, kuidas arvutiga raha teenida ja elada Lõuna-Eestis, siis see võib olla üks parimaid asju üldse. Ja samas paar korda aastas nii-öelda reisil käia soojal maal. Ja see on eksklusiivne. Eksklusiivne ei ole see, kui sa elad kuskil, ma ei tea, Hispaanias, Itaalias, Dubais, USAs. Ja need on eestlase jaoks eksklusiivsed, siis eestlased ei ole paljud seal käinud. Aga need on reisipiirkonnad, mis on eksklusiivsed. Aga kui me räägime näiteks igapäeva elust, kus kohas pere kasvatada, kus kohas on nii-öelda puhas õhk, puhas vesi, Võru vesi on kindlasti väga palju puhtam kui enamus riikide veed, kus kuskile Balkanitesse lähed või kuskile. Siis see on nii-öelda siis päris puhtus ja päris nii-öelda siis see teema, kui sa lähedki nagu põllud, asjad, metsad. See on nagu rets teema. Ja ausalt öeldes nagu ma ise jäin ka vaatama nagu tavais, vaatad, vapsee kõva ikka. Aga mis ma tahtsin veel öelda, ongi see, et selle sama kanali eesmärk on ka see, et olla alati inimeste poolel. Ehk siis, et vahepeal ma võin võib-olla ise ka nagu võib-olla kalduda mingisuguse asja poolele, et olla liiga valitsuse vastu, aga tegelikult on nagu see asi, et kui süsteem ise oleks ehitatud selleks, et see päriselt oleks inimeste poolele, inimeste hüvanguks, toome nii lihtsalt näite. Ma ei tea, kas ma olen ainukene inimene, kes mäletas, et 2027 vist nii-öelda siis võetakse see automaks maha. Minu arust kohe, kui see tuli, siis kõik need, kes lubasid seda, et tuleb, et 2027 võtame selle ära juba, et paar aastat andis, on kõik korras vaat. Nüüd juba räägitakse, et 2028 tõstetakse seda. Millest me räägime? Mis riigi poole või inimeste poolel olemine see on. See on inimeste vaenulikkus. Järgmiseks nii-öelda siis alati nii-öelda siis maksude vastu. Ma ei saa öelda seda asja, et kõik maksud on halvad, otse loomulikult mitte, sõidad tee peal, tee on terve, politsei tuleb alati kohale, kui mingisugune päris case toimub, pole üldse mitte midagi halba, kiirabid asjad toimivad, ei saaks öelda nagu, et see mingisugune halb asi on. Aga nii-öelda siis me teame ise kõik, et makse on liiga palju. Järgmiseks, olla alati siis valede vastu ja sõna otseses mõttes kõikide valede vastu. Ja need on nii-öelda need asjad, ma arvan, mille eest peaksime me kõik seisma, olenemata sellest, mis on meie poliitilised vaated, olenemata sellest, kas keegi üldse kedagi sallib siit või mitte, aga me peaksime aru saama ühest asjast on see, et täna nii Euroopa Liit kui Eesti süsteem, kui kogu maailma süsteem on ehitatud selleks, et meie üle kontrolli saavutada. Ja see, kui me oleme üksteise vastu, siis nemad plaksutavad käsi, sest see ongi see, mida nad tahavad. Et naabrid paneks üksteist tanki, räägiks üksteist sisse, kaebaks peale ja nii edasi. Vaat. See ei ole, ma räägin, see on häving. See ongi see koht, mis hävitab. Ja see on see asi, mis vanandab kiiresti. Ja need inimesed, kes nii-öelda siis selliselt käituvad, nad surevadki üksindusse ära. See on otses mõttes. Sest peale kaebamised asjad ei ole mitte kunagi õiged asjad. Ei saa ka kunagi olema. Mis veel?
maa gravitatsiooni tulnud täielik pettumus, ootasin väga, ma reaalselt istusin toas, ma lugesin minuteid ja lõpuks ka sekundeid, kui 17:33 täna pidi maailma gravitatsioon ära kaduma. Noh, võib-olla siis, kui seda podcasti vaatad, jutt käib siis 12. augustist. Kui seda podcasti vaatad, siis on juba arvatavasti mõni muu päev. Aga jaa, pidi gravitatsioon ära kaduma, ootsin pikki silmi, ma ei tea, uskumust väga ei olnud see ära kaob, aga lihtsalt ootsin ja mõtlesin, et äge oleks näha, kuidas Liivalaia tänaval lihtsalt autod hakkavad õhku tõusma. See oleks next level olnud. Mis veel? Kuuvarjutus. Hästi paljud esoteerikud postitavad siin mingisugust asja, et see mingi uue ajastu algus. Ja minu jaoks tekib kohe küsimus, et miks sa seda postitad? Kas sa tahad jälle uut koolitust müüma hakata kellegile, mis maksab head hinda? Et sellest nagu jah, et kriisi ja noh, sõitsin just samal ajal Pirita Selverisse, kui see kuuvarjutus või päiksevarjutus oli. Päiksevarjutus, kuuvarjutus, ma ütlesin kuuvarjutus, päiksevarjutus, päike, kuu tuli päikse ette väidetavalt. Ja rahvast oli terve linn täis vaatamas seda asja. Ja tead, mis me mõtlesime? Kui inimesed tuleks oma õiguste eest ka niimoodi välja, nagu nad päikesevarjutuse pärast tulid, siis meil muutuks siin riigis asjad väga kiiresti, väga palju paremaks. Väga palju raha hakkaks väga kiiresti rohkem kätte jääma. Väga paljud saaksid väga palju paremat elu hakata elama. Kui me teeks ainult ühte asja, inimesed tuleks tänavale samamoodi oma õiguste eest seisma, nagu nad tulid päikesevarjutust vaatama. Nagu päriselt. See on nagu reaalselt, see oli mu ainuke mõte lihtsalt peas, lihtsalt vahva sündmus, ei saa midagi öelda. Aga ja eksklusiivne, äge, ei ole mingisugune, ma ei tea, suvaline festival on ja mis nagu lihtsalt, noh, ma ei tea, lihtsalt mingi normaalne sündmus. Inimesed tulid päriselt välja. Loodusesse jalutasid, pildistasid, olid sotsiaalmeediast eemal. Mitte midagi erilist. See ei ole mitte midagi sellist, et nüüd ma ei tea. Noh, ütleme niimoodi, et nagu see ei ole midagi sellist, et nüüd siit järsku hakkab elu muutuma. Kohe kindlasti mitte ei hakka, kui siis ei hakka muutma ja muutuma. Et selline asi näiteks, et nagu kuskil elu nagu muutub paremaks, siis sina pead muutuma paremaks. Selleks, et saada midagi rohkem, pead sina tegema rohkem. Et kui sa lihtsalt istud ja arvad ja nüüd me oleme uuel ajastul ja uuel mingisugusel ajaliinil, siis see on täielik bullshit lihtsalt. Ja ükskõik, kes seda räägib, sa ei peaks seda võtma tõe pähe, sellepärast, et see ei ole lihtsalt võimalik. Olles ja jäädes täpselt samaks ja oodates erinevaid tulemusi, ei ole see võimalik. Ehk siis, kui sa tahad uut ajaliini, siis sa pead ise endas selle shifti tegema ja selleks ei ole vaja mingisugust päikesevarjutust. Selleks on vaja muuta mõtlemist, võtta vastu tugev otsus, nagu tugev otsus. Ja siis hakkavad need muutused tulema läbi sinu tegude. Ainult mõtlemisest ei piisa, ainult sellest lootusest, et mingisugune shift toimub, et mingisugune, sa lähed kuskile, ma ei tea, mingisugusesse uude aja arvamisse, ma ei kujuta ette, mis see on nagu mingi ajaliin, nagu hästi paljud esoteerikud seda kirjeldasid, siis ma võin sulle öelda kohe ära, et mitte midagi muutu, kui see ise ei muutu. Ja kordan veel kord, selleks ei ole vaja päikese ega kuuvarjutust ega mingisugust varjutust ega mitte midagi ei ole vaja selleks. Ei ole vaja 1. jaanuari, ei ole vaja jaanipäeva, ei ole vaja jõule, ei ole vaja
ma ei tea, 2022, 222 uus ajaliin, 2012 uus mingi asi, 2000 aasta uus, varsti tuleb 2028, vaata, mis iganes. 28, 08, 2028 ja nii edasi. Selleks ei ole selliseid asju vaja lihtsalt. Selleks on vaja sinu enda sees vastu võtta otsus, et ma liigun nüüd uuele energia väljale. Ma ei lähe enam asjade peale nii kiiresti kettasse, ma ei lase endal nende asjadega ennast mõjutada. Ma ei lähe nii-öelda siis see teine kolmas, ma ei lähe asjadega nii palju kaasa, mis iganes asju, sa pead võtma vastu otsuseid. Ja see on nii-öelda siis see koht, kus kohas toimub see uuele ajaliinile minek. Aga lihtsalt istudes, tõmmates lahti õlli, vaadates telekat, lootes, et mingisugune ajaliin muutub, see mul läheb 3D-st mingisugusesse 5D-sse. Täielik bullshit. Ükskõik milline esoteerik, kui tahad tule saatesse, vaidleme selle üle. See on täielik bullshit lihtsalt. Ja see bullshit tuleb alati esoteerikute poolt, et sulle järjekordselt mingisugust koolitust müüa, järjekordselt mingit programmi müüa, mis aitab sul läbi mingisuguste asjade jälle tõusta. Kui sa ise ei ole valmis seda shifti tegema ja tõusma, siis ei saa keegi kõrvalt, mingisugused kõrval olevad eventid ei saa siin. Kuule, ma ei tea, räägiti siin, et mingisugune vulkaanid purskasid, kui oli koroonaaeg kuskil Las Palmases, on ju. Siis oli ka mingi shift. Kuhu need shiftijaid jäid kõik, kui palju teie elu on paremaks läinud, näidake mul neid shiftijaid, kes kuradi tollel ajal, ma ei tea, shiftisid ja nüüd nad on hästi palju paremad. Ei ole. Shift hakkab sinust endast, kui sa lõpetad lihtsalt ise endale valetamise, sa hakkad tegema lõpuks asju, mida sa päris endale oled lubanud. See on päris shift. Aga ega muud ei olegi midagi kui see, et kohtume juba varsti ja nagu ma eelmine kord ütlesin, ega ma ei tea, võib-olla järgmine kord juba on keegi siin. See kord ei olnud, järgmine kord näeme.